Podcast Rööprähklejad. Mul on täna külas mees, kes ärkab siis, kui isegi veel kukk sügavas unes on. Ta on elustanud ja mudast välja tõmmanud nii mitmeidki ettevõtteid ja projekte. Talle kuulub ralli korraldamise eest lausa teenete märk ja Fitness Challenges Bronxi sarjas on ta kroonitud ka Euroopa meistriks. Selle kõige juures tõstatubki vaid küsimus, kuidas ta seda kõike teeb ja mida saaks me temalt õppida. Tere tulemast saatesse T1 keskuse juht ja Rally Estonia eestvedaja Tarmo Hõbe. Tervist ja rõõm siin olla. No meie saate salvestus on praegu õhtusel ajal. Mis kell sa täna ärkasid ja mis kell sa plaanid magama minna? Pean mainima, et see väga faktitäpne selline loet oli alguses ja ma mõtlesin, et äkki saan kuskilt parandada, et seal tihti eksitakse just selle sama... Ma eksisin kuskil. Ei eksinud, et selle Fitness Challenge'iga, et tavaliselt öeldakse fitnessi Euroopa meister tõepoolest siis veel hetkel valitsev Euroopa meister Fitness Challenge siis selline uus spordiala kulturismi ja fitnessi siis katuse all. Ja tõepoolest see nii on, aga täna ma tean väga täpselt, et mul esimene äratus kell 4 ja lubasin endale väikse 5 minutit, et üleval oli 4:15, et paljud siin sõbrakku naeravad, aga kui ma ütlen neile, et kui ma see 4:45 või kell 5 peaks ärkama, siis mul on ka päris süümekad ja selline tunne, nagu ma oleks päevavarras, et olen mingi pool tundi või peaaegu tund aega kallist aega raisanud, aga nii on ja eks seal lõpuks inimene harjub ju kõigega ja tegelikult on ka see, et selle varase ärkamisega peab jällegi mainima või rõhutama, ma ärkan ikka nädala sees. Mul ei ole unehäired, mul ei ole see, et mul ei tahaks magada või ei saaks magada. Ma ei vaja. Kui süümekad on ikkagi? Ei tea, kui ma ärkan hiljem nädala sees, siis mul on süümekad tekivad. Aga mul ei ole see, mul ei ole unehäire või mul ei ole see, mul ei ole und. Aga mul lihtsalt olen väga õnnelik, et mul on selline organism, mis vajab selline 5 tundi und, siis ma olen hästi juba välja puhanud, efektiivne ja nädalavahetusele mulle meeldib ka magada ikkagi ka 7 tundi, 8 tundi, nii et ma nädalavahetusel ikkagi ka pigem tihti ärkan nagu seal 7:30, 8:30, nii et selle koha pealt ikka täitsa normaalne inimene. Aga mis kell sa siis ikkagi nagu magama lähed? Täna ka näiteks, mis kell? Ma lähengi, ütleme umbes kell 11 ikkagi katsun minna magama. Ikkagi hilja võrdlemisi. Jaa, kell 11, mul olen üritanud sellist režiimi, et kell 11 magama, kell 4 äratus, täpselt 5 tundi, siis on minu jaoks ideaalne. Ma vahest olen ka vaadanud, et kui mingil põhjusel on maganud kauem, ma ei tea, 6-7 tundi, siis ma tunnen ennast rohkem väsinuna kui siis, kui ma 5 tundi magan ja tegelikult ma olen enda seda organismi siin testinud ka päris palju, mitte et seda tegema peaks, aga on olnud perioode, kus ma isegi päris ikka mitu nädalat olen saanud 2-3 tundi magada näiteks siis, kui esimest korda korraldasime Eesti veersetappi 2020, kus lihtsalt oligi see ajaaken nii lühike ja siis tõesti ma ikkagi paar nädalat olin selline paaritunnise unega ööpäevas, nii et suutsin siis ka täitsa adekvaatne olla ja mõtlen, et ega see varane ärkamine ka, et ega see ei ole midagi sellist, mida kellelegi nüüd ette kirjutada või soovitada, et see on ikkagi väga individuaalne, mis kellegi soovib, et mõni on väga pikalt õhtul üleval, on õhtul hästi efektiivne, aga mina olen just hommikuti, mulle meeldib vara ärgata, see hommikul selline 2-3 tundi on minu aeg, ma saan rahulikult mõelda, planeerida ja ma olen hästi efektiivne, aga see on väga individuaalne. Aga jõuamegi sinna päevakavasse tegelikult, et mis sa teed need 3 tundi siis? Mis sa mõtled, mis sa planeerid? Kas sa võtad mingisuguse märkmiku ette, hakkad kirja panema enda eesmärke või kuidas see nagu välja näeb? Ei otse märkmiku ei võta, aga mul on selles mul on hästi hea selline nagu ka nii nägemusmälu kui mälu üldse, kui ma ikkagi enda peas mingid plaanid mõtleb välja, siis mul suht hästi jääb see nagu meelde ja ma suudan need ka hiljem realiseerida, mulle see, ma pean kohe kirja panema märkmikusse, et siis ma ainult oskan neid plaane hiljem ellu viia ja pigem praegu on see, kus T1 keskus on selline, nimetame seda siis töönaroundiks või ümberpööramise faas, et mida me 3 aastat teeme ja eks meil siin ikkagi meie jaoks aeg on nagu kulla hinnaga ja peame olema hästi kiired, hästi efektiivsed ja täna paratamatult ikkagi enamus päevad mul mööduvad ikkagi koosolekute laines, et koosolekule täna ka selline 8 koosolekut oli ja päeval lihtsalt paratamatult liiga tihti mailboxi jõua vaadata ja siis hommikul just see 2-3 tundi on see aeg, kus ma saan rahulikult meilid üle vaadata, vastata oma päeva, kalendrit planeerida ja mõelda natuke rahulikult mingitele järgmistele sammudele, järgmistele strateegiatele, et see on selline minu jaoks ülikvaliteet aeg.
ma ikkagi mõtlen selle pealt, kuidas see nagu kodus välja näeb selles mõttes, et kas sa oled tõesti siis nagu see üks ja ainus, kes siis terves majapidamises ärkab üles, paneb vaikselt kuskil nurgas tule põlema, teeb arvuti lahti, hästi vaikselt peab liikuma, sest et kedagi teist ei tohi nagu üles ajada või kuidas see välja näeb? Noh, et eks mul ka ikkagi pereliikmed on juba harjunud sellega ja nad ega väga isegi just enam ei pane tähele, et kui kell 3 kohvimasin läheb käima, no kell 4 läheb, siis ei ole hullu, ei, tavaliselt jah, isegi võin tulesi panna põlema ja väga kedagi ei häiri, et kõik magavad oma rahulikku und edasi, et selle koha pealt on ka kodurahu olemas ja tõepoolest, aga olen ka oma päevakava nii sättinud, hommikul siis jah, 4:15, 4:30 ärkan, siis 2-3 tundi toimetan arvutis ja ma siin 3 korda nädalas siis hommikud alustan ka siis umbes 7 jõusaali treeninguga, et Ott Kivikas selline hea sõber ja mul treener, et kellega me, ütleme 3 korda nädalas ikkagi hommikuti teeme koos sellist jõutreeninguid, et sellest ongi hea, et enne kui ma lähen siis kontorisse, vahest küsitakse, kui ma siis tõesti kell 4 olen kontoris, et kell 4 ei ole kontoris, kell 4 olen toimetan kodus ja kontorisse jõuan selline 9 läbi natuke, nii nagu ütleme normaalsed inimesed ja hommikuti minu jaoks ka see just, et Ott Kivikasega koos trennis, et see on ongi selline, et üks asi on sellise mõnusa füüsilise koormuse, teine asi, kuna Otil ka endal on hästi palju mingit tegevusi, projekte, asju ja ka väga laia silmaringiga ja väga kogenud erinevatest valdkondadest, siis on selline mõnus selline omavahel oleme üksteise nagu mentorid, et tema põrgatab mulle oma mingid teemasid, asju, küsib nõu ja vastupidi, et mina saan ka kõik sellised mõtted või projektid või mingid teema, mis parasjagu laual talle põrgatada, tema peegelda vastu. Väga palju tegelikult noorte suunas räägitakse ka seda, et tasuks hakata hommiku inimeseks, et kui ärkad ikkagi kell 5 hommikul, et siis sa jõuad kõik ära teha, täpselt nagu sa räägidki, et kui sa ärkad kell 4, et sa jõuad mõelda läbi, mis sa päeva jooksul teed, jõuad trennis ära käia, aga kas, sa tegelikult juba natukene ütlesid ka, et ei tasuks sellist asja nagu peale suruda, aga kas tasuks katsetada? Tasub, sellest ega jällegi, kui sa kogu aeg magad selline 8-9 ja siis sa arvadki, et sa ei ole hommiku inimene, kui sa proovinud ei ole ja ma arvan, et seal kindlasti üks on mingi füsioloogilised eeldused ja teine asi on, ma arvan, et see on ka päris palju ikkagi mingi harjutamise küsimus ka. Et mina tõepoolest, kus mul see varane ärkamine tekkis, oli see, kui ma noorena ikkagi, ma arvan, selline 14-15 juba tegin suhteliselt kõrgel tasemel, tegelesin kergejõustikuga, tegelesin keske pikama jooksuga ja ma hommikuti 5:30 hakkasin jooksus käima, et põhimõtteliselt iga hommiku. Ja ma arvan, sealt tekkis mul see harjumus, et nüüd ma olen neid piire natuke nihutanud, nüüd on 5:30 vahepeal sai kell 5 ja siis vaatasin, kell 5 on ka selgelt liiga hilja, et ikka peaks ka 4 ärkama, et ma arvan, mul on nagu võib-olla mõlemat, et on nagu harjutamist ja on ka siis füsioloogilist eeldust olemas. Aga tasub kindlasti katsetada, aga kindlasti ei ole see asi, et kui ma nüüd kell 5 ei ärka või kell 4 ei ärka, siis kindlasti pole võimalik üldse nagu siis, et midagi saavutada või efektiivne või olla või et seda kindlasti mitte. Ma ütlen, et jälle mul on samamoodi väga palju sõpru, kes vastupidi on väga efektiivsed peale südaööd. Et siin ongi vahest näljakas, et mõni sõber siin 3-4 läheb magama ja siis hiljas lööme patsu, et tema läheb magama, mina ärkan, et siis on kenasti kõik siin kontrolli all. No tegelikult seda juhtub päris palju vist linnapildis ka, et kui hommikul inimesed lähevad tööle, oletame, et on reede või midagi, neljapäeva õhtul oli mingi kõva pidu, kõik käisid väljas ja siis hommikul need hommikuinimesed löövad endale ööinimestele patsu, et kas on tulnud päriselt ka mingit sellist asja ette, et kui sa ärkad hommikul üles, sa oled juba liikvel ja näed, et inimesed tulevad peolt koju? No jah, ütleme seda mitte, aga mis mulle meenub päris värvikalt on sama, kui ma noorena käisin hommikuti jooksmas ja ma läksin ikkagi alati niimoodi, et ütleme, sisust sekundi pealt läksin 5:30 välja ja siis olid ka paljud inimesed, kes läksid siis tööle, kes läks kuskile tehasesse või ütleme sellised mingid ametikohad, mis eeldasid ka vara kuskile tööle minekut ja siis me ka nagu, ja kuna tema siis väljus ka alati kodust, siis sellel hetkel nagu ta väljus, ütleme sekundi pealt, siis me alati kohtusime mingi sama puu juures või maja juures ja kui vahest juhtus see, et mingile põhjusele oli väike venitus, et seal mingi minut aega läks hiljem, et me ei kohtunud enam siis hommikul täpselt sama maja juures, kus muidu kohtusime, siis juba tulete koputati kella ja öeldi, et täna Adil läks minut aega.
Kui sa peaksid, no ikkagi sa magad üsna vähe, ma ütlen ära 5 tundi sellest, arstid kindlasti ütlevad siin, et kas on tulnud sellist kurmist ka arsti poolt, et kuule 5 tundi on ikkagi nagu vähe? Ei, ma ütlen, et ma ütlen sellise režiimiga ma olen nüüd selline ikkagi tööalaselt ja niimoodi aktiivne on umbes 20 aastat. Ja ma arvan, et jällegi seal ma ütlen, minu jaoks 5 tundi nädalas sees on piisav. Nädalavahetusel tõepoolest ma magan pikemalt, puhkan välja. Ma arvan tõesti, kui kogu aeg magaks 5 tundi, võib-olla siis see oleks liiast, aga nädalavahetusel ma puhkan välja, siis ma ei tunne, et mul oleks siis unevõlga. Aga keegi nagu pole öelnud ka sulle, et maga rohkem? Ei, otsel niimoodi ei ole küll, et ega ma arstlikus kontrollis ei ole sellele tähelepanu pööratud või ei ole seda ka küsitud. Ja ei ole küll öeldud, et mingi näitajad oleks nüüd pahasti. Ja ma arvan, et eks küsimus ongi, kõik on sellises ka mingis tasakaalus, et milleks päevas tegeles, et sul päev oleks ka selline võimalikult vaheldusrikas, et mina jälle sellesse ka ei usu, et sa nüüd hommikul ärkad kell 4, siis teed kuni õhtul 11 ainult tööd ja lähed magama, ärkad uuesti ja jälle ainult tööd, et siis sa oled hästi efektiivne, et tuleb hoida ennast tasakaalus, et ongi tegeleda ikkagi samamoodi, et sul ongi, et lisaks töistele tegemistele piisavalt sporti, piisavalt ka peresõpradega ajaveetmist, meelahutust, kultuuri tarbimist, reisimist, et jällegi selline, et hoida nagu selline tasakaalus kogu su päev, nädal, kuu ja siis sa oled ka palju efektiivsem tööalased või ükskõik mida muud tehes. Aga kas sul endal on need piirid kindlasti paigas, nüüd sa räägisid tasakaalust, et kas sinu enda elu on tasakaalus ja kas sul on ka paigas need piirid, millal sa näiteks löödki näiteks arvuti kinni, et tänaseks aitab tööst, nüüd on vaba aeg? See sõltub, et jah, ma tunnen, et mul on tasakaalus, aga kindlasti on niimoodi, et jällegi on mingid teatud perioodid, kui sa näiteks teed rohkem tööd, kuna lihtsalt on mingid, ma ei tea, projektid, tähtajad, mingid tegevuse, mis vajavad kiiresti ära tegemist ja mingid perioodid siis, kus jälle vastupidi on mingil muul asjal on rohkem fookust, nii et aga üleüldiselt, kui vaadata mingi läbilõiget, ma ei tea, nädalast või kuust, siis ma usun küll, et on päris hästi tasakaalus ja vahel ma ise ei tunne, milleski oleks puudus. Loomulikult on jällegi, et väga lihtne. Ma isegi, kuigi on palju kutsutud, siis ma ei ole veel seda sõrme ja kätt andnud, et minna golfi mängima või proovima. Ma tean, et mul selle jaoks aega ei ole. Nähes, kui palju sõbrad, kes tegelevad, palju see aega võtab, ma tean, et selleks mul aega ei ole. Eks mingi aeg tahaks ka näiteks mingi raamatul rohkem lugeda, aga jällegi see on see, et mingi periood ma ei jõuagi ühte raamatut lugeda. Aga jällegi tekib mingi periood, kui on seda aega rohkem, et lugeda raamatuid. Nii et see sõltub ka perioodidest, aga tervikuna ma tunnen, et mul on kenasti paigas, et kõik see, millega ma tahan tegeleda või soovin tegeleda, ma ei tunne, et midagi oleks nagu puudu. Aga kui sul see jutumärkides see vaba aeg nii-öelda on, siis mis see prioriteet nagu on, kellele või millele see ikkagi nagu rohkem suunatud on, kui tekib selline, mul on nüüd 5 tundi vaba aega, mis ma teen sellega? Eks seal on ka see, et sellist vaba aega, et pigem on see, et üldjuhul ikkagi mul enamus päevad on kõik ikkagi planeeritud, ka nädalavahetused. Eks ma ikkagi hästi palju ise teen erinevat sporti. Ja mis on ka tore, et ma saan ka siis nii pere kui sõpradega on ka samamoodi, kõik elavad sarnast elustiili, et tegelikult ma saan saadate kalendrikutsed üksteisele kombineerida siis enda sportlikud tegevused ja samal aega siis pere ja sõpradega koos viibimise, et samamoodi kas siis sõpradega minna koos rattatiirule või jooksma või käia kuskil võistlustel, mõnda maratoni jooksmas või mõned spordivõistlusel või reisimas spordilaagris, et see on hea võimalus jälle kõik need tegevused ka nagu siis ühildada, et sellised endale sellised meelepärased sportlikud tegevused ja sama elustiil elavad siis ka sõbrad, need on kõik ühendatud ja mulle ka näiteks, mina ei suuda niimoodi, et ma lähen nüüd puhkama, siis ma tõmban joone vahele, et ma nüüd 2 nädalat ei vaata nagu ühtegi meili, ei tea, mis toimub ja olengi siis 2 nädalat rannas ja mina nii ei suuda, et ma pigem, mulle isegi meeldib selliste pikkade puhkustasemel pigem teha selliseid city break'e või ütleme 3-4 päeva, kui nädal aega. Mulle meeldib olla kogu aeg ikkagi, ma olen nagu kursis, mis tööalaselt toimub, et ma kas või ei ole see, et ma nüüd päev läbi kogu aeg vaatan, näiteks hommikul vaatan jällegi meilid üle, olen kursis, mis toimub, hoian asjad joone peal,
siis ma olen jälle, kui ma tulen tagasi, ma olen niimoodi palju rohkem puhanum kui see, ma nüüd 2 nädalat ei ole kuulnud, ei ole näinud, mis vahepeal toimunud on ja siis avan mailboxi ja siis seal vaatan, et kui kõrge leigiga see tulekahju siis seal põleb või põle, et jällegi hästi individuaalne. Kui sa võrdleksid teismelist iseennast praeguse iseendaga, siis mis jämedaid muutusi sa täheldaks? Kas tahaks võib-olla öelda teismelisele endale midagi või kuhugi suunata või milline sa olid teismelisena? Jah, ega ma arvan, et ega selline iseloom või karakter või ega see väga palju ei muutu. Ma usun, et ma kindlasti jällegi inimesena või ise tunnen, et olen ikkagi mingil määral arenenud, et oleks ka mõistlik, et ikkagi 30-40 aasta jooksul natuke areneda. Aga mis mul on ka kogu aeg olnud ka nagu noorena on selline, et ikkagi jällegi, et ma olen nagu kogu aeg nagu jällegi, kui ma tegin ka ikkagi suht, ütleme, tipptasemel trenni, olin ka Eesti kergesti noortekoondises, siis ma alati ikkagi nagu treener ei teinud treeningplaani, mis oli juba tegelikult selle vanuse kohta, selline päris juba selline ikkagi suure koormusega, siis mul ikkagi alati oli vaja panna ikkagi veel iga õhtu ikkagi treeneriplaani ja veel paar kilomeetrit otsa, et ikkagi kindel olla, et ikkagi saaks tugevaks ja eks see mul on kogu aeg natuke olnud, et ma ikkagi nii-öelda see, mis nagu ma ei saa öelda, et see nüüd liialdamine on, aga ma kogu aeg olen tahtnud ikkagi, et sellise maksimaalse tulemuse nimel anda endast rohkem, nagu kui keegi teine on nagu võib-olla eeldanud või isegi peaks. Et see on mul selline sarnane joon, mis oli juba noorena ja on siiamaani olnud, aga mida ma olen üritanud endas natuke nagu siis ka selline nagu rohkem vaos hoida sellist paduoptimismi, et ma tihti olen selline, et ka kõiki asju nagu teen hästi suure optimismiga. Ma ise usun, et mingid asjad õnnestub kiiremini ellu viia, kui nad tegelikult lõpuks õnnestub, mis iganes põhjusel. Et siis mul see tihti on see bumerang on tulnud tagasi ja siis ma olen iga kord mõtlen, et ei pea kogu aeg nii optimistlik olema, siis tänu selle optimismile võib-olla käid välja mingeid lubadusi, mida ei suuda selle aja jooksul täita, et siis on selline jällegi natuke selline negatiivne foon, et siis parem on, vahest on nagu on targem olla natuke nagu vaoshoitum ja ikkagi need asjad siis ka samamoodi ellu viia aga siis ma jällegi mõelnud see, et jällegi, et jällegi, kui sa mingid eesmärke asju paned, et jällegi lõppkokkutes see, et pigem panna suuremaid eesmärke, olla rohkem optimistlikum, et palju parem on see, et kui sa paned suured eesmärgid kiire aja jooksul ja sa võib-olla saavuta natuke vähem kui need seatud eesmärgid ja võib-olla natuke aeglasemad, kui sa tahtsid, kui vastupidi, et sa paned endale väiksed eesmärgid hästi pika aja jooksul ja siis turvaliselt kõik saavutad. Et igal juhul sa arened ja jõuad ja saavutad niimoodi rohkem, et ikkagi pannes nagu suuri eesmärke ja siis jällegi, et ega kui suuri eesmärke ei pane, kui sa paned suure eesmärgi ja saavutad kas või sellest, ma ei tea, 3/4 on see ka palju parem kui väikse eesmärgi saavutamine. Nii et selle koha peal ma siis mingil hetkel tõden, et tegelikult ei ole vaja midagi muuta. Et tuleb samamoodi jätkata. Aga kas sul oli algusest peale tegelikult see mingisugune siht ikkagi teada, et mis suunas sa hakkad liikuma, et kelleks sa võib-olla tahtsid lapsena saada, kas see amet kuidagi erineb sellest, kuhu sa oled täna jõudnud? Eks ma ei saa öelda, mul lapsena mingid nüüd olid nagu väga kindlad veendumused, et kelleks ma nüüd tahan saada ametilt, et ma olen ka Lõuna-Eestis Valgast pärit, mis oli hea, et oli see väikses linnas oli selline sport oli minu jaoks selline ka nagu aken siis nagu nii-öelda siis sellest väiksest kohast välja, et üks asi, et ma käisin juba ongi noorena päris palju võistlustel nii Eestist väljas, kui sel ajal, kui veel enamus või paljud ei reisinud üldse ja sain ka Eesti iseselt väga palju liikuda just nagu võistlustel ja laagrites ja nii edasi, nii et see oli minu jaoks selline üheskõist hea rakendus, hea väljund ja lõi palju uusi mulle võimalusi juba suht noorena sellises väikeses kohas sündinuna ja üles kasvanuna.
ja siis mul väga palju ikkagi mina oma kõik suve veetsin ikkagi sõna otseses mõttes nagu maal ja maatöid tehes, et õnneks minul olid need vanaemad ja vanaisad, kus käia ja olla, mida täna kahjuks paljudel või enamikel lastel ja noortel ei ole, et kõik ikkagi maatööd on mulle väga tuttavad, seal heina niitmised täitsa kähitsi ja oligi sellest nagu kuni ütleme, et üsna hilise ajani veel minu maakohas siis vanavanemad tegid ikkagi hobuse ja adraga ja kähitsi ja heina ja pandi kartuleid ja sellest nagu mina olen seda kõige ehedamat maatööd ise teinud ja näinud, et selle üle ma täna olen väga-väga õnnelik. Ja siis ka aega seal maal jällegi see suviti nagu hästi palju igas traktorid ja kombainid ja tehnikad ja siis mul ikkagi see kuidagi sümpatiseeris ja ma siis mõtlesin ka, et ikkagi tahaks ka selliseks osavaks traktorijuhiks saada, aga see oligi selline jällegi sellise poisikese sellise mingid unistused, et kes unistab, siis tahab tuletõrjujaks saada, kes politseinikuks, et minul oli siis, mina tahtsin selle traktoristiks, aga jah, mul niimoodi sellist ametikoha või sellist nagu mingit mul kindla veendumust ei olnud, aga mul kuidagi mingil hetkel mul kujunes ikka välja, ma võin öelda, mina olen nagu ikkagi läbi lõhkisen turundusinimene, kes on see finantsinimesed, siis numbriinimesed, siis mina olen selgelt selline turundusinimene, selline visiooniinimene ja algusest peale ka, ütleme, kõik selline just majanduskallak, turundus, et kõik see suund juba mulle ikkagi sümpatiseeris juba nagu noorena ja see mind huvitas ja seda ma ka rohkem siis nagu lugesin raamatuid ja hästi palju ma ikkagi enda just ka tööalane elu väga palju on seotud just ikkagi nagu turundusega, et alates siis sellest, võin mina öelda, et mina ikka sellise oma tööalase karastuse heas mõttes sõjakooli saingi siis Sportlandis, et ma 23 aastaselt sain juba siis Sportlandi turundusjuhiks, et see oli ka päris väljakutsuv aeg, kus sel hetkel Sportlandi suhteliselt ikkagi noor ettevõte ja mitte väga suur veel tuntud kett. Ja seal siis ka kõik seda, kogu see Sportlandi ketti üles ehitades, poodi avades, turundades, et siiamaani siis Sportlandi asutajad ja tänased ka senini omanikud Are-Altre ja Antikalle, et ütleme, nemad on olnud minu sellisteks tööalasteks mentoriteks ja kuni siiani, et siiani on meil väga tihedalt suhtleme, et täna on natuke teine suhe, et täna mina olen siis ühe keskuse juht, kus nemad on rentnikud oma poodi, aga ka muul ajal väga palju väga tihedalt oleme seotud, nii et võin öelda, mina selle tööalase karastuse sain sealt. No sa siin mainisid, et mentorid on väga palju sind elus aidanud, aga kui suur roll on vanematel olnud sellega, milliseks su tulevik on kujunenud, sellepärast et tavaliselt öeldakse, et vanemad ikkagi panevad selle sihi sinu eest põhimõtteliselt paika, et kuidas sa tunned? Ka ei, kindlasti samamoodi, et on vanematel väga suur roll on üks asi, et mina ka tunnen ja näen, et ikkagi kogu selline sportimise see pisik on tulnud vanematelt, et nii ema oli selline väga healdasen sprinter ja isa samamoodi, et kõike nii jooksu, suusatamist, jalgratas kõike muid spordialasi harrastanud ja et isa oligi see, kes mind, täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et ma olin see 5-6 aastane, kui isa juba võttis mind hommikustele jooksule kaasa. Et samamoodi selline mingi 6 ajal, ma arvan, oli see umbes 6 aastane hommikul kell 6. Jah, ma arvan, et umbes nii vana, ma arvan, ma olin 5-6 aastane. Võttis mind kaasa, need loomulikult jooksustiirud on mingi nüüd 10-15 kilomeetrit, sellised, ma ei tea, 3-4-5 kilomeetrit, ikka hommiku võimlemine, aga ma mäletan, et seal mulle see pisik tekkis või see kuidagi see hea tunne tekkis, et hommikul ärgata, päike tõuseb, kõik õhk on värske puhas, kõik teised veel magavad, ma mäletan, mul seal tekkis see tunne, et mina olen juba üleval, mina juba midagi teen kasulikud, teised veel magavad ja ma sellega saavutan juba mingid edu. Kas vahepeal hakkasid nagu vastu ka, kui midagi kuskile teisele rajale sind suunasid? Meil minul ei olnud üldse vanematega sellist nagu suhet, et hästi karmi vanemad, et midagi julge rääkida, midagi julge teha. Kõik võiksid kõiki. Pigem oli selline toetav ja ma olin selline ikkagi üsna iseseisev juba päris noorena ja toimetasin ja tegin ja käisin ja vanemad toetasin, et see on see väga-väga hea pool. No ja me jõuame selle T1 juurde tegelikult, et
no siin on ikkagi neid inimesi, kes siiani mõtlevad, et mis asja, et kuidas see maja ikka veel püsti on, sest et teravalt on meeles see vahetu hetk, kui see avati ja siiamaani tegelikult inimesed käivad ja ikkagi räägivad, et no ei näe väga palju poode ja külastajaid võib-olla seal maja peal. Aga tulid sina, tegid mingisugust maagiat, läheb nagu kuidagi paremini või miks on T1 ikka veel püsti? Jah, ei, ma arvan, et maagiaga ei ole midagi tegemist siin, et tõepoolest, eks ju, T1, ütleme, ongi siin väga-väga unikaalne nähtus. Me isegi ei räägi mitte Eestis, vaid siin lähipiirkonnas Euroopas, et 2018 novembris avati väga kaasaegne keskus, unikaalse arhitektuuriga, selline 4-kordne hoone, väga kõrged laed, suured aatriumid, katuseaknad, et pigem selline arhitektuur, mida reeglina näeb, ütleme Aasias või Ameerikas, et Euroopas väga sellise arhitektuurikeskusi ei näe ja veel vähem Eestis ja Baltikumis ja väga hea asukoht ju lennujaama vahetuslähedus, kesklinn autoga 3-4-5 minutit, et ootused ja lootused olid väga-väga suured. Aga võib-olla ongi võeti juba seda iseenesest mõistet tavana, et kui juba nii ilus uhke hoone on, et küll siis kõik rentniku võtad järjekorda ja hakkame valima, kes siis saab ja kes ei saa, et paraku läks teistpidi. Väga raske oli siis saada leida rentnikke, lõpuks surve oli peal, tuli keskus avada, keskus avati nii, kus väga suur osa majast oli vakantne, palju suletud uksi, eks ikka ju loomulikult pidi tegema suure avamiskampaania, et ikkagi rahvas meelitada kohale ja algus oligi väga, et algus oli ju, läks väga hästi käima, et sest külastajad oli ikkagi esimeste kuudel väga palju. Aga juhtuski selline kiire ahelreaktsioon, et inimesed tulid suurte ootustega ja avastasid palju suletud uksi ja sealt tekkis selline teistpidine ahelreaktsioon, et jutt hakkas levima ja see külastatavus ikka hakkas kukkuma, paljud ärid ei suutnud toimetada, hakkasid sulgema ja seal tekkis selline ahelreaktsioon. Et kindlasti see on enam põhjus, aga eks siis pitseri pani kõik see koroonaaeg ja kõik need muud siin nii geopoliitiliselt kui majanduses toimub ja lõpuks siis juhtuski see, mida jällegi teadaolevalt siin lähipiirkonnas ei ole juhtunud, kus siis selline väga uus kaasaegne keskus, ütleme sel hetkel, kui ta avati oli kaubanduskeskus, 2,5 aastat peale avamist kuutu välja pankrot. Et jällegi sellist teist case ei tea, ei ole leidnud kuskilt. Ja kui siis mind kutsuti T1 siis juba siis pankroti varast oksjonilt välja ostetuna nagu siis ümber pöörama või taassündi ellu viima, et eks siis ka loomulikult me kõigepealt analüüsime, mis siis läks valesti, mis need põhjused olid ja proovisime leida mingid näited, et kas kuskil siin, ma ei tea, Euroopas või mujal kuskil on mingi sarnane case olnud, et proovida siis sealt leida mingid selliseid õppetunde, mida siis tehti ja kuidas õnnestus, aga ei suutnud leida. Et lõpuks pidimegi oma tiimi kõik ise mõtlema, mida me selle siis hoonega teeme. Eks siin ka ideid oli siin ju palju, et igaüks pakkus siin välja, mida seda teha võiks. Kes arvas, et hoone on täitsa mõtet, võiks maha lammutada, kes arvas, et võiks teha siis Las Vegas näitel mingi Skandinaavia suurima kasiino ja neid ideid oli tohutult palju, aga üks oli selge, mis me nägime, et kaubanduspinda juba selle hetkel, kui avati, oli juba Eestis liiga palju ja seda hoonet me sellise kvaliteetse kaubandusega täita ei suuda, ei saa, ei ole mõistlik ja me kohe saime aru, et me peame leidma siis suurele osale majale peame leidma alternatiivkasutuse. Ja töötuse välja siis kontseptsiooni, kus siis kaubandusele tegelikult jäi ja on tänaseni väga oluline roll, et kaubandus korrused on meil siis esimene, mis on siis selline heas mõistes klassikaline kaubanduskeskuse korrus. Täna meil on siis kroonjuveelideks 2 supermarketit, et Selver, kes on algusest peale olnud ja nüüd värskelt avatud Lidl, mis on ka üle ootust hästi läinud käima ja omaks võetud. Ja täna on näha, et 2 supermarketit väga hästi üksteist täiendavad ja tekitavad sünergia, et inimesel on siis ühes hoones, ühe katusel, ühel korrusel sellise 4-50 meetrise vahega on nagu parim igapäeva toodete pakkumine, mis saab olla. Et Selver väga unikaalse kontseptsiooniga ja Lidl täiesti teise kontseptsiooniga, et saad parima valiku, mis on võimalik sul igapäeva tooteid leida. Ja teise korrusega samamoodi, et me nägime, et kaubandus on oluline, aga
jällegi ei ole mõistlik, et kui meil üle raudtee 50 meetrit eemal on siis Ülemiste keskus, kus on siis kõik Baltikumi jaekontseptsioonid, kauplused, ettevõtted olemas, et mingit pointi pole, et siis näiteks Portland või Denindrim avab siis 50 meetrit eemal täpselt samasuguse poe. Me nägimegi, mis oli täitmata nišš, et võtta siis kaubandusega outlet suund ja outlet fookus, et Eestis tegelikult neid outlet poodi on, aga sellist tõesti, kus oleks korralik suur maht erinevad outlet kauplusi, sellist ei olnud. Et eks siin kunagi juba 5-20 aastat tagasi hakati ka Eestis planeerima sellist outlet keskus või outlet village'it. Et jumal tänatud, et outlet village'it ei ole tehtud, et väga hästi on näha, kuidas ikkagi seal Riia lähedal Jurmalas ei toimi just meie siis kliima tõttu, et sul enamus aastast ikkagi nagu on väga-väga ebamugav sul ühes poes teise liikuda, eriti kui perega lähed ja pead siis iga kord nagu lapse jällegi siis kinni nööpima teise poodi minnes ja siis teise poodi jõud selle uuesti siis lahti riietama, et see on väga tülikas, aga see on outlet keskus, kus on tingimustes kõik poed, et see me nägime, et on kindlasti üks suund ja selle suuna võtsime ja tänaks meil on selline suurusjärk 15 outlet poodi avatud ja lisaks kaubandusele, lisaks sellele outletindusele, siis täna on saanud kogu hoone väga oluliseks selliseks südameks siis meie kolmas korrus, mis keskuse avamisel oli kõige problemaatilisem, kõige rohkem tühja pinda ja kui meie selle maja kätte saime, hakkasime toimetama, siis seal sisust ütleme, kogu korrus oli praktiliselt tühi, ma arvan, seal 3-4 avatud ust ja siis me andsime sellele kogu kolmandale korrusele täiesti uue nagu siis funktsionaalsuse ja sisu, ehk siis nägimegi, et endisest kaubanduskorrusest saab selline teenuste korrus, nimetasime selle, sõnastasime, et see korrus on sellised teenused, mis siis parandavad või arendavad, on seotud inimese heaoluga ja enesearenguga ja siis sellised erinevad teenused, mis koonduvad, ütleme, sport, hobi, huvitegevus, kliinikum, meditsiin, ilu, terviseteenused, et kõik see pool. Ja täna ongi siis niimoodi, kus meie kolmandal korrusel on suure tõenäosuse korrus, kus on vakantsus on esimesena 0, ehk ei ole ühtegi vabapinda. Et see siis kõige problemaatilisest korrusest on saanud tänaseks üks kõige edukam korrus. Ja selle ühe korruse saab harrastada tänaseks üle 24 spordiala ja igale selle spordialale on loodud nende spetsiifiline keskkond, spordisaal. Ja näiteks meil on seal vehklemissaal, maalus, boks, jiu-jitsu, piljard, ronimine, squashi keskus ja nii edasi. On ikkagi muudatused selles mõttes tehtud, aga enne ikkagi, kui sa selle T1 nii-öelda üle võtsid, see seis ei olnud parim, aga mis oli ikkagi nagu see, mida sina nägid seal? Või mis oli see, mis haaras sinust selle mõtet, et sellest saab asja? Või kas sul on olnud ka seda mõtet, et äkki peaks ikka ära lõpetama selle, et siit ei tule midagi välja? Eks minu jaoks oli see jällegi, ma olin enne seda, siis töötasin 9 aastat, juhtisin Saku Suurhalli. Minu jaoks ühes küljest, kui mulle see ettepanek tehti, oli natuke see déjà vu hetk, et kui ma 9 aastat siis varem läksin Saku Suurhalli juhtima, ta oli põhimõtteliselt samasugust seisus. Et oli seal väga-väga keerust ajad, samamoodi pankrot koputas uksele. Kas see ongi nagu mingi roll juba, mis joonistub sinna välja? Jah, eks ta on kujunenud niimoodi, eks jälle peab nüüd mõtlema natuke analüüsima, et mis siis on need iseloomujooned, miks mulle sellised suured ja keerust väljakutsed meeldivad, aga tõepoolest, et ma nägin seal võimaluspotentsiaali ja ütleme selle 9 aastat, kui ma olin seal nagu toimetan, siis ütleme, et selleks ajaks oli Saku Suurhallis saanud üks Euroopa koormatumaid areene, et selline 120 üritust aastas ja tõesti üks kõige koormatumaid ja igati hästi toimib ja ütleme, et täna küll Unibet Arena nime kanda väga samamoodi siia nii väga hästi toimib. Ja eks ma tundsin, mul sai seal kõik, mis ma kunagi omale eesmärgid panin, et said tehtud ja tuli väga õigel momendil see ettepanek ja minu jaoks ühes küljest oli natuke déjà vu hetk, teises küljest ma nägin enda jaoks mingit uut väljakutset. Eks see väljakutse oli sõna otseses mõttes nagu kordades suurem, et isegi nagu numbris väljendas 6 korda suurem, et üks keskus siis ongi ruutmeetreid on 6 korda rohkem kui Saku Suurhallis näiteks või tänas Unibet Arenas. Ja ma nägin tõesti, et selline seda potentsiaali seal, et
et hoone ise jällegi selline väga heas asukohas, ajas aina arenevas ja paremas asukohas ja kogu see hoone arhitektuur, need tohutub võimaluse, kõrged laed ja noh, ma sain aru loomulikult, et ega see ei ole mingi lihtne ülesanne. Et on vaja palju tööd teha, aga ma selgelt seda potentsiaali nägin. Aga kas tekkis siis seda loobumismõtet nagu? Ei ole tekkinud, korda ei ole tekkinud. Eks ma ei saa öelda, et jällegi, et nüüd ei ole kordagi on sellised et võtsid peale, teadsid raskeid hetki. Jah, pigem ongi ühte, et kogu aeg on suutnud jällegi, oleme pannud mingid eesmärgid tiimiga, oleme saavutanud, järgmised eesmärgid saavutanud, kogu aeg selline kivi haaval ehitanud. Eks loomulikult vahest, eks see raske moment tekib siis, et noh, ma ise alati nagu ka tiimile nagu seestan, et noh, see on täiesti normaalne, et sa teed 3 sammu edasi näiteks, 1 tagasi. No pole kogu aeg võimalik panna edasi, et need tagasammud on ka tähtsad. Eks need rasked sammud tekivad siis, või rasked hetked tekivad siis, kui vahest on ka niimoodi, et teed 1 sammu edasi ja 3 sammu tagasi. Siis on mõttekoht. Siis on mõttekoht, et täna on plaan paigas. Noh, mina täna olen tegelikult juba oma mõtetes ja plaanides tegevustes tegelikult 2026 aasta kevades, et see kõik, mis hakkab juhtuma aasta pärast. Ja täna me lihtsalt viime kõiki neid plaane ellu, et on samamoodi, et ega ikkagi ühel naisel kulub siis lapse sünnitamiseks 9 kuud, ega 9 naist siis 1 kuuga laste sünnita. Midagi teha ei ole, et mingid protsessid võtavad aega. Aga jõuame nüüd sinu juurde korraks tagasi, et mul on üks küsimus tulemas, et ärimeestega on tavaliselt 2 valikut, kas nad vastavad kogu aususega või üritavad väga hästi varjata. Kuhu gruppi sina kuulud? Kas sina pigem armastad väga rääkida rahast, kui sult küsitakse otse, et kuidas sinu rahakott täitub või sa oled see, kes leierdab kuidagi mingi tee välja? Nii ja naa, ütleme niimoodi, et oleme kontekstist on ju ja noh, mida ma pean ütlema see, et tuleb mingi juhu tuttav küsib. Jah, ütleme nii, et noh, jällegi võib-olla kõlab klišeena, aga nagu minu jaoks noh, ma ei tea, halb on see niimoodi öelda, aga nagu ütleme selline, ma ei tea siis, kas siis raha või sissetulek või selline, see on selline hea töö nagu siis selline normaalne tulem või tulemus ja noh, mida ma ise olen väga palju tajunud enda peale kui teiste peale tegelikult jällegi selline raha ei motiveeri ja ei pane inimesi tegema vähemalt mitte pikaajaliselt, vaid ikkagi, et selline motivatsioon ja see peab tulema kuskil mujalt, et see peab tulema sellest mingist väljakutsest, sellest saavutustest, see kõik eneseteostusest, et igal pool mujalt peab tulema see nagu selline endale see selline eneserealiseerimine ja ma ütlen, et selline raha või sissetulek, see on selline võib öelda selline see kõige tulem, see loomulik tulem või naturaalne tulem. Nii et aga kui ma küsiks praegu siin nüüd eetris, et kuidas sinu rahakott ikkagi nagu kokku joonistub, sest et sa oled mitmes kohas, siis kas sa räägiksid summadest? Noh, jällegi ma vist isegi kardan, palju kuus teenid? Mul on isegi see vist on töölepingus fikseeritud, et see konfidentsiaalne info, et ma juba mitte konfidentsiaalset tingimusi rikkudes ma ei saa sellest rääkida. Ärimeestega on see ka tavaliselt, et mõned neist kipuvad poliitikasse. No kes siis lähevadki päriselt ise, kes siis rahastavad erakondasid ja nii edasi. Mis sina sellest arvad ja kas endal pole kunagi sellist mõtet tekkinud kuidagi erasektorist üle avalikku liituda? Ei, kindlasti jah, et eks mulle siin vahest on mõni vihjanud, et eks sellel järgmine samm võiks olla poliitikas, aga mina ei tunne, et ma ise tahaksin või sooviksin olla poliitikas, et ma kindlasti igavast elan hästi palju kaasa ja mõtlen kaasa ja mõtlen, mida mina erinevates olukorras teeksin, et aga ise ma ei tunne, ma nüüd tahaksin olla kuskil nüüd poliitikas, kuskil mingi võtmekohal või võtmeisik. Ja noh, ma ütlen jällegi, et selline ju ega vahet ei ole iga tegevus, mida tehakse siis kvaliteetsel või kõrgel tasemel ju nõuab ka finantsvahendeid. Ja samamoodi ju kõik selline erakondlik liikumine, erakonnad, et jälle, kui seda kvaliteetselt hästi teha, siis see vajab ka finantsvahendeid, kui see finantsvahendid tuleb. Ja noh, ongi see, kui ka siis ettevõtlusest rahastatakse seda sellist erakondlikku liikumist,
et kui see on läbipaistev ja kui see on selline nagu loomulikult on hea ja tore, kui siis nagu ka siis siis ei rahastata ainult siis parasjagu kuskil koalitsioonis võimul olevat erakonda, vaid ka siis pigem nagu ka siis, ma ei tea, maailmavaadete või uskumuste alusel või ka mitut erakonda samaaegselt. Nii et selle koha ma kindlasti hukka ei mõista ja minu arust see on täitsa normaalne siis jällegi mingi tegevuse rahastamise viis, jällegi ükskõik, mis siis on mingi spordi rahastamine ettevõtlusest on parem kui näiteks nagu poliitilise tegevuse rahastamine, et ju kõik, iga selline tegevus ka ju kannab mingit eesmärki. Aga spordist ka, et Rally Estoniast ma tegelikult saate alguses juba mainisin, et sa oled lausa teenete märgi sellest saanud ja kui mul on õigus, sa oled seda vist 16 aastat juba vedanud. On nii. Ja COVID ajal ikkagi oli raske ka, mainisid, aga sai tehtud. Mis mõtetega sa just sellele nii-öelda raskemale ajale peale vaatad, et kas tulid tol hetkel ikkagi hallid karvad ka kiiremini sellest suurest stressist või kuidas sellistest olukordadest nagu välja vead, et sul on see kuidagi nagu tavaks saanud juba? Jah, mul on kuidagi selline, et jällegi ei taha ära sõnada, aga mul ei tule sellist nagu tööala stressi peale, ma ei tea, eks mul on päris hea karastus, hea pingetalus, aga ma suudan kuidagi enda jaoks nagu asja läbi analüüsida, et ma ei võta mingit tööalaseid väljakutseid nagu siis nagu isiklikult. Et ma ei lähe, mul ei ole niimoodi, ma lähen koju ja ma mingi siis negatiivne asi, mis juhtus või mis on laual, et ma sellepärast ei saa magada. Et ma võtan seda nagu protsessi osa, ma näen, et igale mingile probleemile on lahendus ja kõige tähtsam see, et ei tohi võtta isiklikult. See on lihtsalt nagu jällegi mingi tegevuse, mingi loomulik osa. Et sellepärast nagu stressi ei teki ja ma loodan, et halle karbu ka veel nii pea ei teki loodetavasti. Aga ma vaatasin vahepeal ja tegelikult enne ka sinu Instagrami, ma vaatasin, et sul on päris palju aega reisida ka. Et mis tähendab seda, et kindlasti on ka midagi põnevat reisidel juhtunud. Et kui sa mõtled praegu suure kaardi peale, siis mis reisi sihtkoht sulle kõige esimesena nagu meenub? Et kas on seal midagi vahvat äkki juhtunud? Miks just see meenub? Jah, nagu ma enne ütlesin, mulle tegelikult meeldib teha selliseid just selliseid city break'e ja tõepoolest, et ka siin kevadeti on sellised spordilaagrid siin ja rattalaagrid ka hästi populaarsed ka eestlaste seas, nii et jah, tõepoolest, et ja eks ma igal pool kuskil käies ma tihti ma ikkagi ka püüan leida endale sealt mingit tööalast inspiratsiooni, et üks asi loomulikult külastada siis selle riigi piirkonna koha selliseid vaatmisväärsusi või kaubanduskeskusi, kus ma saan äkki mingeid uusi mõtteid, ideid kreeerida. Et sa teed ikkagi tööl, kui sa käid reisil põhimõtteliselt? Jällegi, ma ütlen minu jaoks, mul on kuidagi sellise, jällegi, mul ei ole seda, ma olen nüüd tööl ja ma nüüd ei ole tööl, et ja kui ma lähen nagu enda jaoks inspiratsiooni otsima, lähen külastan mingid mõnes teise riis, mõnda kaubanduskeskust, ma ei tunne, et see on mul töökohustus. Ja ma pigem teen seda suure kire ja sardiga, püüan seal enda jaoks midagi põnevat leida ja üles pildistada ja mulle enda hullult meeldib ka selline arhitektuur ja sisearhitektuur ja ma seal ka hästi palju püüan mingit inspiratsiooni leida ja ka, ma ei tea, mul ei ole see, et nüüd kuskil midagi väga eriskummalist, võib-olla oligi üks selliseid ekstreemsemaid kogemusi mul oli nüüd eelmise aasta detsembris, et mulle meeldib joosta maratone. Tänaks jooksnud 35 täispikka maratoni ja ma kunagi ühtegi välismaratoni jooksin näiteks 2 korda. Ma alati valin siis, kuna just iga nädal Euroopas või maailmas toimub 10-15 maratoni, siis teed sa võid iga nädala vahetus, iga aasta valida mingi uue maratoni. Ja seda ma olen teinud ka, et ühtegi välismaratoni kunagi 2 korda jooksnud. Eelmine aasta vaatasin ka, et aasta hakkab läbi saama ja oleks ikka vaja veel mõni maratoni joosta ja siis ma vaatasin, et kus siis siin detsembrikuus veel maratoni joost saab ja leidsin, et Singapuris on. Jällegi Singapur selline sihtkoht, kui ma olen ammu tahtnud minna, just samamoodi, kuna ka seal kõik selline keskused ja kogu see kaubanduspool ja see on väga hästi arenenud. Ühes küles selle mingi inspiratsiooni koguma, teises küles selline mingi põnevam eksootilise maratoni joosta ja Singapuri maraton siis oligi selline päris väljakutsuv ja läks kohati päris ekstreemseks, oli see, et start oli siis kell 4 hommikul või öösel.
et kuna seal lihtsalt hiljem läheb nii palavaks aga jälle, kuna ajavahe oli seal 6-7 tundi, see tähendab seda, et ma just Eesti järgi sa startisid kell mingi 10 õhtul, aga jällegi, et enne maratoni kaheks hea ikka natuke magada, välja puhata, et siis oligi tegelikult olukord, kus sa nagu Pilleoses, Eesti järgi pidid minema laupäeva kell 1 magama, loomulikult seda und ei tulnud, pidid siis kohaliku järgi kell 2 ärkama, minna siis maratoni starti ja start ise oli kell 4 hommikul. Ütleme, et ega seal ei tea, kas selline 10-20 minutit und tulin, et ega väga magada ei saanud, süüa väga ei tahtnud, start hommikul kell 4, tohutu juba stardi hetkel oli selline pea 30 kraadi, tohutu kuumus, õhuniiskus ja ütleme selline, algus start käib, lähed jooksma, on selline hästi kerge tunne. Aga õnneks mul siin kogenumad sõbrad hoiatasid, et seal ongi see õhuniiskus võib väga kiiresti võid haamri saada ja panna pilli tasku järgmine hetk ärkad oled kuskil haiglavoodis ja tilgutite küljes. Ma seal nagu ikkagi tarbisin hästi palju vett, aga sellega poolest ikkagi seal finišijoone ületasin, siis ikkagi ütleme nii, et vajasin ikkagi ka meditsiinitelgist sellist väikest turutust, et lihtsalt see vedeliku kaotus oli nii tohutu, pingutus oli suur ja ütleme selline minu jaoks 35. maratoni joostes juba päris kogenuma oligi selline täitsa uus teistmoodi ikkagi kogemus sellises ka, ikkagi ütleme meie jaoks ikkagi eksootilises riigis asukohas. No tippjuhi rollist me oleme siin mõnda aega juba rääkinud. Ja ma saan aru, sinul ei ole päris seda ette tulnud, et pereelu nagu jääb päris tahaplaanile, et sul on seda tasakaal nagu alati olnud paigas või on siin mingid jõnkse ikkagi olnud? Jällegi, eks siin ju peab ikka vahest peeglisse vaatama ja ma arvan ka see on ajaga nagu muutunud, paranenud, eks jällegi, et jällegi noorena ju ka tahad olla, võib-olla ongi, sul on vaja sellist rohkem ka tööalaselt sellist ennast näidata, tõestada, et ma võin ikkagi mingil määral öelda, et ikkagi minu esimene kooselu, kus mul on ka siis tänaseks 20-aastane tütar on ju, et see ikkagi ka seal ikkagi väga palju tööl ja komandeeringus viibimine ikkagi kindlasti oma elle jättis. Ja nii, et ei saa öelda, et ta nüüd üldse on mõjutanud, aga ma jällegi pigem püüan niimoodi tõepoolest, et hoida see on paremaks läinud ühesõnaga. Ja kindlasti ajas läinud paremaks, eks ma püüan seda niimoodi ise ka reguleerida ja ütleme, ega midagi teha ei ole, et ega need jällegi inimesed, kes tahavad koos elada, need peavad ikkagi siis ka mingil määral aktsepteerima seda, et No mulle ikkagi kõlab siit põhimõtteliselt, et sa teed tööd, rabad, kõik tuleb välja, aga ei ole ikkagi selliseid suuri nii-öelda langusid olnud, et see rööprähklemine siis sinu puhul ikkagi töötab, ma saan aru, päris hästi või kuidas sa ise arvad kokkuvõttes? Ma arvan küll, jah, ja mind hoiab see jällegi tasakaalus, et jällegi, mul ka vahest on küsitud see, et kas sa jällegi, et miks sa tegeled nii paljude erineva asjade, et äkki fokusseerid sellele, aga ma olen jällegi enne sisse vaadanud ja olen tunnistanud ja teised paljud kõrvalt on ka seda tõdenud tegelikult lõpuks, et ma olen jällegi taaskord kordades efektiivsem, kasulikum, kui ma saan paralleelselt tegeleda erinevate tegevustega. Täna on ennekõike on fookus siis T1, ralliest on korraldamine. Ma näen, et see balansseerib mind, ma saan nagu T1 tegevust tehes on palju mingi mõtteid, mida ma saan ralli Estonia korras rakendada ja vastupidi. Nii et see hoiab mind nagu tasakaalus ja ma näen, et ma tunnen, palju olen efektiivsem ja ma ise tean, et mul on hea mõttes on kogu aeg vaja, et siin ora oleks tagumikus. Ja mul on tõesti, kui ma vahest vaatan, et oi, et siin mõni päev on ainult 2-3 koosolekut, ma kohe tunnen sellist rahutust, et mis ma nüüd selle päeva peale pihta hakkan, et see tundub kuidagi väga-väga selline ebaefektiivne ajakasutus ja mis on ka üks selline minu nagu selline veendumus, et mida rohkem teed, seda rohkem jõuad. Et tegelikult on väga lihtne hommikust õhtuni istuda kodus, vaadata telekat ja ka kogu aeg rääkida, kuidas on nii kiire, mida ei teha jõua, et siis sa enamusaga rääkida, et on nii kiire teha jõua, et pigem on see, mida rohkem teed, sa rohkem jõuad, sa rohkem efektiivsem oled, tasakaal, lisaks töö tegemisele, sport, sõbrad, pereelu, kõik muud harrastused, hobid. Nii et jällegi selline tasakaal ja ikkagi selline, et kogu aeg enda selles nagu tegevuses hoidmine
ja noh, loomulikult ka siis puhkamine ja täpselt nii palju siis puhkust on, nagu kellelegi vaja on. Tuleb veel üks töövestluse küsimus ka, aga enne seda üks väga lühikene küsimus. Kui sa peaksid ühe asja oma elus homme pausile panema, siis mis see oleks? Aga ongi see on nüüd see jama, et seal eeldaks, et oleks mingi selline pahe, mida tahaks pausile panna, et täna ma olengi ongi, et täna ma tegelen kõige sellega peatas saja. Mul tunnen, et on, millega on vaja tegeleda. Mul täna ei tunne ühtegi asja, mida tahaks või saaks või kuidagi oleks valmis ohverdama, et mille pausile panekun. Nii et ma siin pean hetkel jääma küll vastuse võlgu, et ei saa ühtegi sellist tegevust hetkel ei saa välja pakkuda, et mõneks saaks või mingit tegevust pausile panna, aga hetkel mitte. No siis tuleb selline sisekaemuslikum tulevikku vaatav küsimus. Kuhu sa oled ise oma ideaalses maailmas järgmise 5 aasta jooksul jõudnud, et mis on võib-olla sinu järgmised eesmärgid, mis võiks selle jooksul täituda? Võtame nüüd isiklikud eesmärgid, mitte ärilised. Jah, eks mul on ka see, et mõlemad, ega jällegi, mina näen jällegi hästi palju tahab või taha, et jällegi sa teed ju jällegi, kui me korra mõtleme, siis inimene oma ärkveloleku ajast enamuse suur osa veedab tööl. Ja ütleme tihti sa kolleege näeb palju rohkem kui oma enda elukaaslased võib-olla et kas see nüüd öösel magamine ka sinna sisse arvesta mitte, aga ütleme teadlikuoleku aja, ärkveloleku aja sa palju rohkem oled ju tööl, töökaaslased koos, tegeleb mingi töiste tegevustega, nii mina jällegi seda jällegi enda jaoks kuidagi seda mingit tööalaseid tegevusi, eraelustegevusi kuidagi ei lahuta, ei tahagi lahutada. Nad on ikka omavahel nii tihedalt seotud ja mõjutavad inimestega igapäevaelu, et jällegi ma ei tea, kuule jällegi sõltub see, millest tegeled, aga tõesti selge, kui sa oled politseiniks, sul on graafikuga tööd, mõistlik on tööd mitte koju kaasa võtta, aga mina seda ei tunne. Ja jällegi mul endal on T1 minnes ka aega, me panime mingi plaani, et 5 aastaga ikkagi see keskusele anda siis uus sisuväärtus, et tänased omanikud saaks teha exiti ja ma enda T1 hetkel olen ka selle plaani siis ka samamoodi selles 5-aastasena praegu siis eesmärgistanud, et see ei tähenda seda, et ma siis tulevikus ei võiks T1-ga olla seotud või isegi mis iganes kujul või rohkem seotud, et aga mul on endal ka mingid sellised on järgmised mõtted, soovid, ambitsioonid olemas, aga samas ma olen jällegi realist, et ma tean, et selle aja jooksul võib tulla väga palju põnevaid uusi projekte teele või sest ma olen ka, et mul on endal olemas mingid järgmised sammud, tegevused, eesmärgid, ma tean, mille ma tahaks tegeleda 5 või 10 aasta pärast, samas ma jällegi olen realist ja ma olen avatud ka siis aga mida tahaks teha, kui te peaks ühe asja mõelnud, et ma võtaks sellest ka, et selline tööalaselt võib-olla sellest ütleme ka, et teise valdkonda kuskile. Teise valdkonna natuke võib-olla veel rohkem hingele mingit ligilähedasemat tegevust, et rohkem aega ka ise endale, et jah, et natuke võib-olla ongi seda siis igapäeva elu, töörütmi natuke muuta, et on olemas mul mingid projektid, mis ma näen, et ma tahaks ellu viia, kui tänased eesmärgid on täietud ja ei peaks tulema mingeid uusi selliseid suuri väljakutseid, aga samas ma olen realist, ega ma ilmselt ikkagi ütleme öelda siis pensioniminekuks on natuke veel liiga vara ja ilmselt ega ma mu iseloomu juba selline, ma liiga rahulikku mingit sellist kulgemist ka veel lähiajal ette ei näe, nii et mõtlen kõik igapäev muutub nii kiiresti ja pigem olen avatud ikkagi võimalustele, mis siin veel teele tulevad. Ja seda võiksid kõik teised ka olla. Absoluutselt. Suured tänud sulle külla tulemast ja jutustamast. Aitäh! Podcast Rööprähklejad.